Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tänases episoodis vaatame, kuidas riigiasutustes on AI kasutamisega. Kas ollakse eesrindlikud või ollakse pigem sellest tagasihoidlikud? Meil on täna saates külas Kristel Kriisa. Tere, Kristel! Tere! Ja Kristel on töötanud pikalt erinevates riigiasutustes, on olnud selles AI maailmas viimastes rollides ja on näinud seda siseelu päris lähedalt, nii et me saame Sandraga hakata pommitama ja küsima, kuidas siis riigis on. Tšau, Sandra! Tervist! Ja siis, kui me intervjuu kokku leppisime, Kristel, siis sa töötasid Riigikantseleis. Nüüd oled sa sellest rollist edasi liikunud, aga sa oled töötanud ka sihtasutuses Innove, mis oli endiselt siis enne seda haridus- ja noorteamet, eks ju. Ja oled olnud Riigi Infosüsteemi ametis ja viimased sinu 2 rolli ongi olnud päris tihedalt AI kasutamisega seoses ja jõuame kõigest sellest rääkida, aga võib-olla sa alustuseks teedki ise enda sissejuhatuse, kuidas sa enda teekonda tutvustaksid kuulajatele ja kuidas siis see AI maailm sinuni jõudis? Okei. Ma arvan, et ma olen nagu selline kass, kellel on 9 elu, et ma praegu olen oma 3. elu juures. Et päris alguses ma alustasin hoopiski õpetajana, töötasin päris kaua koolis, mis andis mulle sellist päris tugevat koolituspraktikat ja kuidas rääkida asjadest nii, kui on keeruline asi, aga kuidas sellest rääkida nii, et oleks lihtne ja arusaadav. Sealt edasi ma liikusin haridusvaldkonnas edasi, tegelesin keeleoskuse mõõtmise ja hindamisega ja haridustehnoloogiaga, mis juba oli natukene selline tehnoloogilisem suund. Ja sealt edasi siis ühel hetkel mõtlesingi, et kuna mul on selline keeletaust ja mul on selline tehnoloogiatausta, et siis nägin sellist töökuulutust, kui RIA otsis keeletehnoloogia projektijuhti või midagi sellist. Mõtlesin, et okei, keel on, tehnoloogia on, lähen proovin. Ja siis ma sain selle töö, aga tegelikult ma alustasin mõned kuud hiljem ja tegelikult mu töö ei olnud väga keeletehnoloogiaga ainult seotud, et pigem oli puhtalt AI, mis oli päris huvitav ja oli päris palju õppimist, et selles mõttes on olnud väga põnev teekond. Ja eile just mõtlesin, et kus ma nagu kõige esimesena ise olen teadvustanud endale, et okei, nüüd ma tegelen AI teemadega. Ja see võib-olla oli siis, kui ma töötasin inglise keele eksamitega ja seal on niimoodi, et sa teed, seal on ju kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine, sellised oskused nagu keeleoskus moodustub paljudest erinevatest osadest ja siis seal on alati kuulamisosa salvestati stuudios, et sa otsisid sellised, kellel on ilus inglise keel, tulid, rääkisid stuudios oma jutu ilusti sisse, läks sassi, tegid uuesti, aga siis ühel hetkel ma järsku ei pidanud enam stuudiosse minema, sellepärast et tekst kõneks, seal lahendused olid inglise keeles juba nii head, et me saime lihtsalt kirjutasime teksti valmis, mida me tahtsime, et meil seal dialoogides räägitakse, näiteks kasutasime seal 11 Labsi ja siis see oli nagu selline hetk, kus sa said aru, et okei, et ma ei pea nagu inimesi enam otsima, ma saan masinaid kasutada, et see võib-olla tollel ajal ma võib-olla väga ei mõelnud, et see ongi AI, aga see oli võib-olla selline esimene koht ja see oli nagu äge, kuidas sa siis saad kirjutada valmis, kuidas ma tahan, et see jutt on ja kuidas sa siis neid emotsioone sinna sisse kuidagi mudid ja mässad, et see oli päris selline huvitav. See eduelamus täpselt sellest kogemusest, kus sul reaalne probleem, sa saad selle mingisuguse tööriistaga võib-olla täpselt seesama, et sa ei vii kokku, et see on tehisintellekt seal taga, on ju. Et see on, ma arvan, paljude sellise kasutuselevõtu nagu alguseks ka, kus tekib see tõesti sai midagi teha ja see element, et võib-olla ei pidanudki inimest kaasama või kellegiga rääkima sellel teema ja probleem sai lahendatud. Aga sa mainisid seda, et jah, Riias, kui sa läksid Riiasse, siis oli sügis 2022 on ju, ja see oli tegelikult, kui me vaatame paralleelselt ChatGPT sellise buumi ajaga, et mis oli siis alguses, kas sa mainisid ka, et alguses sa ei teadnud, et see tehisintellekt nagu nii suure määra seal töörollis nagu võtab, aga et kas sellel hetkel oli ka siis näha kohe seda kasvu või kuidas see nii-öelda adaptsioon hakkas tekkima selles rollis olles?
Et jällegi alguses, kui ma läksin sinna bürokrati tiimi põhimõtteliselt, aga ma ei tegelenud siis bürokratiga, vaid ma tegelesingi, algselt pidin tegelema keeletehnoloogiaga, lõpuks tegelesin AI-ga ja väga tihedalt tegelesin erinevate koostööprojektidega, mis olid MKM-il, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, nendel on seal digitiim, et Ott on teil ka käinud ju siin täitsa rääkimas, et nendega koostöös väga palju projekte. Võib-olla siis mõned teemad, millega ma seal tegelesin, oli selline gratitoe portfell, kus me siis avaliku sektori asutusi üritasime nagu nügida, et nad rohkem teeksid AI-projekte. Avalikus sektoris tegelikult on ju päris palju juba tehtud siin aastast, ma ei tea, 2017, 2018, isegi veel varem. Et aga siis ka need olid sellised nagu väga spetsiifiliste probleemide lahendamiseks lahendused, mis maksid väga palju raha, mida pidi nagu testima, kas see üldse töötab ja väga tihti need algselt töötasid, aga siis näiteks raha sai otsa või mis iganes, siis inimesed vahetusid ja siis nendest projektidest, et selliseid katseprojekte avalikus sektoris on tehtud väga palju. Ja alguses minu ülesanne oligi pigem nagu nügida siis selliseid katseprojekte, mille käigus ma väga hästi sain teha koostööd nii erasektori inimestega, kes siis lõpuks arendavad neid lahendusi, avaliku sektori inimestega, äripool, ma ei tea, küberipool, kõik see, et kuidas see lõpuks kokku tuleb, õiguspool ilmselgelt jällegi avalikus sektoris on hästi suure kaaluga. Ja samamoodi ka õnnestus ülikoole kaasa, sest väga tihti ka ülikoolid olid kaasatud erinevatesse projektidesse. Et siis mul tekkis selline päris hea võrgustik ja päris hea pilt sellest, mida see AI-projekt üldse tähendab ja kuidas see asi käib ja kui keeruline see tegelikult on. Samal ajal siis tuli ka GPT, eks ole. Ja võib-olla päris kohe, katsetati, aga võib-olla need esimesed muljed olid see, et eesti keel ikka nagu päris hea ei ole, ja võib-olla kohe ei nähtud, et see nüüd muudab terve maailma ära, et võib-olla siis läks natukene aega veel mööda. Kõik nagu oma töös veidi ikkagi katsetasid, vaatasid, kuidas ta areneb ja need hüpped olid ikkagi päris sellised, wow. Ja siis nagu hakkas tulema rohkem neid generatiivse AI projektega sisse, kus siis sai täiesti teistmoodi läheneda asjadele, kus ei olnud niimoodi, et mul on vaja väga palju raha, mul on vaja väga tarku inimesi, mul on vaja hästi palju mõelda, kuidas ja mida ma täpselt teen ja andmeid ilmselgelt, et seal siis natukene vähem seda, võib-olla lihtsam on sinna sisse saada. Ja Riias võib-olla teine asi, mida ma veel tegin, oli päris palju sellist rahvusvahelist suhtlemist erinevate riikidega ja mul oli ka au siis olla selles tiimis, kes tegeles meie riigi 3. tehisintellekti tegevuskava või strateegia ja selle valge raamatu kokkupanemisega, et siis seal samamoodi, et selleks, et seda kirjutada, oli väga palju vaja kaasata inimesi, oli vaja väga palju rääkida, et kuidas keegi näeb ja päris huvitav on näha jällegi, et kui sa ise oled avaliku sektori mätta otsas näiteks, siis kuidas nagu erasektor neid asju näeb või kuidas nendel asjad käivad hoopis, sest juba olemuslikult nad on väga erinevad ja siis kuidas ülikoolidel on jällegi omad huvid ja kuidas siis need kõik kokku tuua ja kuidas nagu kõik need erinevad vaatepunktid kuidagi nagu panna sünergiasse, et selline päris põnev töö. Et selleks ajaks, kui ma Riiast läksin ära Riigikantseleisse, selleks ajaks juba oli siis GPT ikka nagu väga suur ja siis sealt juba Riigikantseleist tuli rohkem, ma keskendusin generatiivse AI peale. Jõuame seda ka katta, ma enne hakkasin mõtlema seda, et sa mainisid ka, eks, et kui sa läksid sinna juba keel ja keeletehnoloogia, aga ikkagi sinu jaoks niisugune võõras valdkond ja see tehisintellekti maailm kindlasti sinna juurde. Kuivõrd sul oli lihtne või keeruline seda otsust võtta, et kindlasti ka meie kuulajate seas on neid, kes ei ole AI-maailmas sees, aga mõtlevad, et kas äkki peaks, aga samas mul ei ole seda tehnilist tausta. Kas sul on mõni niisugune soovitus, mida anda või mille järgi siis otsustada, et on see valdkond sinu jaoks või kuulaja jaoks? No selles mõttes, et ma tegelikult tegin haridustehnoloogias endale ka kraadi. Alguses, kui ma läksin seda õppima, ma ei mäleta, siis ma olin täiesti haridusvaldkonnas seal täpselt keele testimises. Järjest rohkem tuli nagu sellist arvutipõhist testimist, et ei ole enam paberi peal eksamite tegemist ja siis mul kuidagi tekkis selline tunne, et okei, ma tahaks nagu mingit IT-d, aga võib-olla natuke sellist pehmemat
ja siis ma läksin ja tegin siis haridustehnoloogias. Ilmselgelt ma ikka pidin koodi kirjutama, et kui mul on vaja koodi vaadata, ma ikkagi nagu see ei ole päris selline hiina keel minu jaoks, et ma saan aru, mis seal on ja noh, samamoodi ega siis ka neid teste kokku pannes, et seal ka sai asju väga lihtsalt, sa said kas väga keerulises kasutajaliideses oma testi mudida pool tundi või siis sa võtsid selle koodi lahti ja nagu muutsid koodi vastavalt sellele, kuidas vaja, et selles mõttes ma päris nagu kaugel ei ole. Samas koodi kirjutamine ei ole minu nagu maailma kõige lembikum tegevus, et tundub nagu natukene igav, aga samas see on ka nagu seal on väga palju paralleele keelega, noh, see on ju lihtsalt üks keel, et selles mõttes ta on jällegi minu jaoks selline hästi huvitav ja põnev, aga sama hästi jällegi, et kui sa teed mingeid asju, siis sa saad väga kiiresti aru, kas see on see, mida ma tahan teha, natukene teed, ütled, ei, see ei ole päris see minu asi ja lähed järgmise asja peale, et siis samas mulle nagu tehnoloogia maailmas pigem meeldib see selline strateegiline pool ja võib-olla selline hästi suur pilt, et nagu kuidas seda puslet kokku panna, noh, nagu ongi erinevad osapooled ja kuidas asjad võiksid toimida paremini ja just, et nagu ja samas selline võib-olla ka patriotism, et nagu Eesti on kogu aeg olnud avalikus sektoris, et ma tahan, et Eesti oleks äge digiriik, et siis ma saan oma sellise pisikese panuse sinna ka anda, et sellist tunnet on ikkagi päris palju ka olnud. Muidugi ei olnud lihtne tegelikult, et alguses ma nagu mõtlesin, mis nüüd mina ja olles nagu haridusest läinud sinna, siis hariduses teatavasti on nagu, ma ei tea, 90% on naised, kogu aeg kõik on naised ja siis, kui ma läksin Riiasse tööle, siis see oli minu jaoks nii võõras, et appi kõik on mehed, et nagu hoopis teistsugune. Aga nüüd siis sa harjud sellega kuidagi ära, et see on nagu täiesti tavaline ja noh, ongi nii, et vahel tehakse mingisuguseid paneeldiskussioone ja siis seal on, ma ei tea, 7 meest ja 1 naine, et siis on päris selline kurb, et siis oleks nagu tore, kui ikkagi nügida neid naisi rohkem ja naised on ägedad ja sellist tasakaalu see ju toob päris palju ka sisse, et naisi kindlasti on vaja ja võib-olla naised nagu kahtlevad endas ka natuke rohkem. Et sellest on ju vahest ka juttu just oma selliseid, et kui ma näiteks ka kandideerisin sinna keeletehnoloogia projektijuhi rolli, siis ka ju naised vaatavad tavaliselt CV-sid, siis nad vaatavad, et kas mul ikka on need kõik asjad, mida ma pean on ju saama sealt. Mehed tavaliselt vaatavad, üks on mul, sobin küll on ju ja kohe lähevad nad kuidagi on sellised julgemad. Et naised võib-olla kahtlevad rohkem ja ilmselgelt mul on olnud ka selliseid hetki, kus ma mõtlen, et appi, mis ma nüüd siin teen ja kas ma olen see õige inimene, aga samas siis lihtsalt tuleb kuidagi julgelt edasi minna, mis siin ikka kahelda. Minul on nii kaunis vaadelda kõrvalt, et ega ma tegelikult ei ole varem niimoodi pikemalt jutustanud on ju ja seesama pool, et sa räägid sellest suurest pildist, need pusletükid ja see on miskit, mis mind ennast nagu väga kõnetab ja olles ka siin nii-öelda naissaatejuhtidena, kolmekesti naistena rääkides tehisarust, et ma arvan, et tõesti inspiratsiooniks oled sa paljudele. Ja ma tahaksin võib-olla sinupoolseid selliseid soovitusi, kuigi mina ise samamoodi, olles varem olnud plokiahela valdkonnas konverentsid, ma ei tea, mis see vahekord on ju 95-5 võib-olla, et selles mõttes on võib-olla ka keerukas, oleneb väga natuurist, mõned väga naudivad seda protsessi, et nad on võib-olla ainukesed naised ruumis, aga et mis on nagu sellised sinupoolsed soovitused selleks, et kuidas võib-olla seda kas siis enesekindlust kasvatada või sa sama juba hakkasid nagu mainima mõnesid punkte, aga kas sul on mingi selliseid asju, mis sa väga hea meelega annaksid ka edasi teistele naistele? Ilmselt tuleb kindlasti tööd teha ja õppida, et minu jaoks ka need viimased aastad on olnud nagu väga suur selline õppimine ja see on väga tore olnud, et täpselt nagu saad oma pusled järjest jälle kokku, mõnikord nagu mõni asi purustab su pusle mingi nurga täiesti ära, siis hakkad jälle otsast pihta ja seda ehitama, et selliseid asju ikka juhtub. Võib-olla üks asi, ma jällegi see on võib-olla selline stereotüüpne natukene, aga võib-olla tasub oma sellist kõhutunnet ka nagu usaldada rohkem. Et mul ka mõnikord ma olen mingeid asju teinud, et täpselt ma ikka päris tükk aega ütlesin, et ma tegin selle haridustehnoloogia kraadi, et aga ma päriselt ei tea, miks mul seda vaja on, aga tegin, lihtsalt tundus äge. Ja siis nagu natukene aega hiljem järsku ütlesin, et see oli elu parim otsus, et ma lihtsalt tundsin, et ma pean seda tegema. Tollel ajal ma veel ei teadnud, miks, aga praeguseks ma nagu olen sellest aru saanud, et võib-olla ole valmis õppima, kindlasti tuleb leida nagu ka see valdkond, mis sind väga huvitab ja mis sul silma särama paneb, et kui on midagi sellist, mis sind tegelikult väga ei köida, siis on ka väga raske ju kuhugi jõuda, et mine sinna, mis sind kutsub, tee seda kirega, et kui sa ise tunned, et nii mul silm särab, ma räägin sellest asjast täpselt, mis on see, millest ma tahan rääkida, et siis see juba on õige asi.
ja kindlasti selline võrgustik ka, et suhtle õigete inimestega, toetage üksteist, naistel võib-olla ongi raskem, aga et siis ka nagu koos teha asju, nagu teie olete siin ka teinud, et selliseid julgustavaid samme astuda kõigile. Teie olete väga suureks julgustuseks olnud. Aitäh! Aitäh! Ja ma arvan, et see on ülihea point, sest palju meie koolitustel ka räägime sellest, et okei, kuidas sa saad tööalaselt kasutada ja kuidas kiirendada protsessi, aga väga suur osa tänasest AI võimekust on see, et kasuta seda õppimiseks. Võta mingi uus teema, uus valdkond, sul on põhimõtteliselt õpetaja, kes teab, no ikka väga-väga kõrgel tasemel, ükskõik mis teemast, mis sind huvitab. Ja tänu sellele sul on ju tegelikult palju lihtsam ka katsetada, et on see sinu jaoks, kas või tõesti, oled sa programmeerija, kirjuta mingid väiksed koodiõpid valmis, vaata, kas see kõnetab, ongi see, et saad aru, et tegelikult on nagu igav, on ju okei, aga mingid baasasjad mul on olemas. Ma pikas plaanis ei taha selles vallas töötada, aga võib-olla sa avastad, et tegelikult ma oleks nagu väga hea selles rollis ja siin erinevates episoodis räägime sellest, kuidas tuleb vibe coding ja see, et sul ei olegi vaja seda nii-öelda tehnilist tausta niivõrd palju ja tegelikult see annab väga palju võimekusi juurde ja võimalusi, on ju. Olgu, aga tuleme nüüd siia viimasesse rolli, mis sul oli Riigikantseleis ja räägime sellest ka, et ma tean seda, me oleme sealt varem seda jaganud, oleme rääkinud ka, et Riigikantselei on üks nendest asutustest, kus on ChatGPT kasutusel ja sinul on selle juures ka päris suur roll olnud. Võib-olla räägi natuke seda teekonda, kuidas üldse riigi poole peal on sellise juurutamine läinud, mis need eeldused olid, mis need väljakutsed olid? Jah, et eelmine riigisekretär siis sai inspiratsiooni ilmselt Singapurist, et Eesti on selline äge digiriik ja väga liiga palju neid riike ei ole, kellelt meil on õppida, aga võib-olla Singapur on kindlasti üks selline, kellelt meil oleks õppida. Endine riigisekretär siis käis Singapuris ja sai inspiratsiooni, et et seal kasutatakse AI-d ja kuidagi niimoodi julgelt ja siis ta otsustas, et okei, et Riigikantseleis me ka asutuses siseselt võtame sellise AI nõuniku endale tööle, ütleme, et see on väga oluline prioriteet ja vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Ja siis see oligi minu ülesanne. Kui ma seal alustasin, siis ilmselgelt Riigikantselei nagu suuruse mõttes on selline keskmine asutus võib-olla, et seal on 150 inimest ja nad teevad väga erinevaid asju, et seal on nagu teemasid seinast seina ja inimesi erinevate teemade peal ei ole liiga palju ka. Et siis seal on kogu aeg selline kiirus, sul on vaja kuidagi süsteemselt asju teha, aga väga kiiresti, sa ei saa väga palju süveneda. Et siis täpselt tundubki, et see selline generatiivne AI sellise toena, võimestajana seal võiks nagu väga hästi töötada. Ma korra segan vahel, võib-olla mõni veel, kui me sinuga tutvaks saime, siis mulle see, et ma ei tea, mida teeb Riigikantselei. Korra räägi, mis see asutus on ja mis need põhirollid on? Riigikantselei siis põhimõtteliselt on selline valitsust ja peaministrit toetav asutus Eestis, kes siis aitab peaministrit tema töös ja valitsust nende töös. See on nagu peamine selline üks ülesanne, aga samas seal on siis ka Euroopa Liidu sekretariaat ehk teemad Euroopa Liiduga seoses kõikvõimalikud jõuavad Riigikantseleisse, seal on ka siis selline kriisijuhtimine ja kaitsevõime natukene koostöös siis erinevate teiste asutustega. Aga peamiselt siis ikkagi on see selline peaministri ja valitsuse toetav roll. Et ja kui ma siis seal alustasin, ega kui mina läksin ka sinna, mina ka ei teadnud täpselt, mida nad kõike teavad. No ma teadsin, et jah, peaminister on seal, et jah, valitsus seal käib koos, Stenbocki maja, väga äge. Aga et siis mul oli sellist avastamisrõõmu päris palju ja sellist kaardistamist, et siis ma kõigepealt läksingi vaatasin, et et millega nad tegelevad, mis need protsessid on, mis andmeid neil on üldsegi seal olemas, kuidas see IT on, et tavaliselt jällegi riigiasutustel, neil ei ole oma sellist IT-tiimi, on ju enamasti neil pole üldse või siis väljast on ju pakutakse seda teenust. Järelikult siis sul ei ole selliseid arendajaid seal reas, kes sulle hakkavad kohe arendama mingeid ägedaid AI lahendusi. Siis vaatasin, jällegi avalikus sektoris võib-olla mingeid asju peab tegema ettevaatlikumalt kui eras, sellepärast just, et seal on igasugused sellised piirangud ees, seadusandlus ei luba sul väga palju asju teha, kohe niimoodi sups ja teen. Seda vaatasin ja võib-olla üks erinevus, mis see on praegu küll muutumas, aga tollel ajal siis juhtkond
Riigikantseleis väga toetas seda ai kasutuselevõttu. Nad ütlesidki, et jah, see on meie jaoks prioriteet. Ma olin ka juhtkonnas, siis ma väga hästi teadsin täpselt, mis asjad seal otsustamisel on, mida täpselt tehakse. Ja see samas andis mulle sellist nagu mandaati juurde, et mingeid asju ka teha. Ja kui ma olin kõik need asjad ära kaardistanud, siis jällegi väga suures plaanis sul ju praegusel ajal on 3 varianti, mida sa AI-ga saad teha. Et üks ongi see, et ma siis võtan palju raha, arendan mingisuguse sellise minu lahenduse, mis lahendab minu probleemi, mis on kallis ja ilmselt mitte väga lihtne teha. Ja mida vanasti tehti väga palju, nüüd tehakse juba palju vähem lihtsalt sellepärast, et generatiivne AI saab rohkem teha. Teine ongi siis see, et ma võtan mingi karbitoote, ma ei tea, ChatGPT, hakkan seda kasutama, mis siis Riigikantseleis oligi olemas ja 3. variant on see, et ma võtan selle ChatGPT, aga ma hakkan teda natukene mudima, nii nagu mul on vaja, ehk siis ma hakkan custom GPT-sid ehitama või siis ma nagu kohandan teda siis vastavalt sellele rohkem, kuidas mul on seda vaja teha. Ja ma jõudsin siis oma analüüsi käigus selleni koostöös ilmselgelt siis kõigi inimestega ka. Jällegi inimeste oskused on ju ka ja nende valmisolek on väga olulisel kohal, et siis see oli üks selline aspekt, mida tuli ka analüüsida ja inimestega rääkides, siis ma sain aru, et kõige lihtsam variant ongi meil praegu alustame sellest, et võtame selle riiuli toote ChatGPT ja vaatame sealt edasi. See ei olnud väga tavaline üldsegi, et sellel ajal teistes riigiasutustes pigem oli siis poliitika, et see on meil keelatud, et me ei tohi seda üldse kasutada, ärge isegi mõelge. Kus siis juhtub muidugi see, et siis salaja ikka kasutatakse oma mingisuguses seadmes ja siis sa oled seal tööseadme ja oma seadme kuskil vahel ja saadad neid andmeid, et see on minu arust veel hullem variant, aga ja ega siis ka oli vaja mingisuguseid mõõdikuid enda jaoks panna, et alustasin hästi lihtsalt, et teen koolitusi, täpselt see, et inimesed saaksid aru, mida üldse teha saab, et see selline inimeste teadlikkuse tõstmine, muutuste juhtimine või et üldsegi väga võib-olla, kui sa oled olnud oma rollis, ma ei tea, 10 aastat, oled kogu aeg mingit asja täpselt ühtemoodi teinud, sul on see selline mugavustsoonis iga kord teed täpselt ühtemoodi, siis väga tihti väljast keegi, kui tuleb sisse, ütleb, et kas see üldse peab nii keeruline või et kas see protsess üldse peab selline olema, et siis võib-olla selliseid küsimusi küsida mõnikord ei ole lihtne ja ega inimestele ju ka meeldib teha oma asju, kui ta on mingi asja selgeks saanud, tal on mugav teha seda nii, nagu ta on seda kogu aeg teinud. Et siis see selline muutuste juhtimine, koolitamine väga palju, siis alustasingi sellest, et kui ma läksin, ma arvan, meil oli kuskil 20 kasutajat, kes kasutasid ChatGPT-d ja siis hakkas neid järjest juurde tulema, et nüüd, kui ma ära tulin, siis sellel hetkel oli 120, kokku on 150 inimest Riigikantseleis. Selles mõttes, jah, et seal ma nagu suutsin ikkagi mõjutada ja kuidagi läksingi põhimõtteliselt tiimide kaupa, et okei, et mis te siis teete ja vaatame, mis need kohad on, kus teil aega kulub ja lihtsalt siis mõtleme sealt edasi. Ja alustataksegi ju väga lihtsatest chatidest, aga lõpuks siis juba tehakse päris ägedaid custom GPT-sid ja sellist katsetamisi proovisime ka päris palju teha, et kindlasti me olime üks esimesi selliseid avaliku sektori asutusi, kes nagu nii suurelt või kuidagi süsteemselt seda ka tegi. Aga nüüd, kui ma olen ära tulnud, siis olen ka kuulnud, et erinevad ministeeriumid, hakkavad ka järjest, et neil on omad AI-klubid või neil on ka selline inimene, kes seda asja veab, et see kuidagi järjest nüüd tuleb, et mis on väga tore. Ma arvan, et sa mainisid ka juba tegelikult seda, et see oli ikkagi normist väljas, et võtta nii-öelda riiuli pealt chat GPT, anda see juurdepääs sinna juurde. Ma arvan, et see küsimus tuleb kindlasti üles, et kuidas te riski maandasite, et mingit andmeleket ei tekiks või muidugi me saame aru, kui me võtame mingisuguse sellise enterprise'i tiimi versiooni, seal on need juurde juba arvestatud, et oleks see kinnine süsteem, aga ikkagi ma arvan, et sa võid natukene avada, et kuidas siis teie need sellised maandamismeetmed olid siis riski jaoks? Et esimese hooga me riskidest ei hakanud kohe rääkima, me tavaliselt ikkagi rääkisime võimalustest, aga me leppisime omavahel kokku, et iga kord, kui ma hakkan ChatGPT-d kasutama ja tahan sinna midagi üles laadida või tahan midagi küsida, mis on tundlik, siis ma pigem kõigepealt mõtlen 10 korda, kas seda tasub teha ja siis sealt lähen edasi. Me otseselt ei teinud, ma olen rääkinud ka paljude teiste avaliku sektori asutustega, mitte ainult Eestist, aga ka mujalt maailmast ja osadel, ma tean näiteks inglastel on sellised väga, ma ei tea, mitu lehekülge selliseid juhiseid nagu, et kuidas asju peab tegema.
Eestlased võib-olla ei ole sellised nagu, kes kirjutavad 10 lehekülge mingit dokumenti, kuidas asjad käivad, et pigem selline võib-olla ma ei tea, 5-10 on isegi palju sellist põhireeglit umbes, et noh, et iga kord mõtlen, ma ei pane sinna isikuandmeid ilmselgelt, et kui mul on vaja mingeid nimesid näiteks panna, et siis ma võin ju need ära asendada mõne teise nimega näiteks. Või kas ma üldse pean panema, äkki see ei olegi oluline, kas ma pean terve selle dokumendi sinna panema või äkki mul on vaja mingit väikest juppi ainult panna, eks ole, sellised asjad. Noh, ilmselgelt teatud piirid on, mitte et meie muidugi ei tegelenud mingite väga tundlike, ma ei tea, terviseandmete ja selliste asjadega. Et selles mõttes oli lihtsam. Aga pigem ikkagi proovisime siis sellist vastutust kasvatada ja noh, siis põhiline kokkulepe oli see, et avalikus sektoris on sellised andme või asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumendid. Et kui see siis on selline piiranguga dokument, et siis ma seda ei pane, et see oli selline lihtsalt reegel. Samas ma arvan, et see ilmselt muutub ühel hetkel, et väga palju on nüüd ka räägitud avalikus sektoris sellest, et see selline AK dokument ehk siis asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokument, et neid on väga seinast seina, et seal on väga tundlikke dokumente, mida sa ilmselgelt kunagi ei tohi panna, ma ei tea, mingisugused tundlikumad, ma ei tea, kaitsevaldkonna teemad või midagi sellist. Aga samas on ka selliseid, ma ei oska öelda, nagu poliitilisi dokumente, mis on nii kaua AK piiranguga, kui siis valitsus võtab mingisuguse otsuse vastu ja siis on see juba avalik. Ja näiteks, ma ei tea, siis ERR või Delfi või kes iganes siis juba postitab selle kuskil, aga siis minu süsteemis on sellel ikkagi see AK seal küljes. Ja siis tekib ka küsimus, et aga kas ma nüüd tohin seda siis sinna ChatGPT-sse panna või mitte. Aga et sellist halli ala on palju ja ma arvan, et ühel hetkel tulevikus on siis tekib mingisugune uus märge veel, et see on mingi AI safe või midagi sellist või noh, et aga me veel ei ole seal, et praegu pigem jah, siis meil oli väga tuliseid vaidlusi ka aeg-ajalt inimestega, mida tohib, mida ei tohi ja see selline valulävi on inimestel väga erinev. et aga üldiselt siis sellist eestlastel tavaliselt on üsna selline kaine mõistus, kuidas asjadele lähenetakse, et päris sellist rumalusi ikka üldiselt ei tehta. Ja noh, ikka võtsime ju eeskuju soomlastelt, UK-st, et sellist nagu üldiselt, et vastutus on sinul. No ma ei tea, see on nagu autojuhtimine aeg-ajalt. Mulle meeldib ka seda nagu võrrelda veidi, et jah, sul on kõik see liiklusseadus ja kõiksugused reeglid, eks ole, aga lõpuks vastutus on ju sinul, et sina juhid seda masinat, et ega see AI ju ka ise ta ei tee otseselt midagi, sina ju teed sellega asju. Sa mainisid seda, et olete juba siukseid või sel ajal, kui sa seal olid, tehti siukseid ägedaid custom GPT-sid ehk siis siukseid AI assistente mingiks teatud rolliks. Kas on mõni ka selline, mida sa saad jagada? Ma ei tea, kas need on kõik siuksed väga salajased, aga ma tean, et sa mõnel esinemisel oled mõningaid siukseid põnevamaid jaganud, et kindlasti kuulajatele ka siuke huvitav ideede genereerimise koht. No ilmselgelt iga töötaja saab ju endale teha selliseid oma assistente ja kui ma nagu teen igapäevaselt oma tööd, siis no ma ei tea, mina endale näiteks tegin selliseid AI eksperte, kellega mul oli siis väga lihtne, väga kiiresti, ma ei tea, jutupunkte näiteks teha kellelegi, et sellised nagu lihtsamad enda isiklikud assistendid. Mida me tegime natukene suuremalt ja mida me katsetasime, näiteks me tegime selline personali assistent või personalitöö assistent, kes siis aitab vastata sellistele küsimustele, mis töötajatel võivad olla nagu, ma ei tea, selle töökeskkonna kohta või puhkuste kohta, lähetuste kohta, mis iganes. Et tavaliselt, kui avalikus sektoris sa, ma ei tea, kuidas erasektoris on, aga avalikus on nii, et sa lähed tööle esimene tööpäev, siis sulle öeldakse, et nii, siin on nüüd sulle 50 faili, loe need kõik juhised läbi ja siis jäta meelde, eks ole. Ja siis siis läheb mõni nädal mööda ja siis sa näiteks pead siis minema, ma ei tea, lähetusse või tahad mingit koolitust vormistada ja siis sa mõtled, et kuskil, ma mäletan, midagi oli, aga ma ei leia seda üles. Ja siis me tegime personalitiimiga koos sellise assistendi, panime talle nimeks ka Aita, et kes siis aitab orienteeruda nendes nii-öelda teemades,
et selle asemel, et ma siis lähen otsima sealt 50 dokumendist on kõik koos ja ma saan siis küsida, et näiteks nii, mul on vaja minna lähetusse, kuidas see asi täpselt käib ja siis ta ilusti vastab nende dokumentide põhjal väga kiiresti, et jah, sul on vaja sinna riigitöötaja portaali minna, siin on sulle link ja siis sa teed seda, sa pead arvestama sellega, kui sul on veel küsimusi, küsi Krista käest, noh, mingisuguseid selliseid asju näiteks, et see on selline väga lihtne, aga samas seda väga lihtsalt saab ka jagada oma asutuse sees ja saab väga kiiresti oma küsimustele vastuseid. Siis võib-olla üks näide veel, mis oli selline lihtsalt katsetus, et me tahtsime näha, et kas seda on võimalik teha, et peaminister teatud regulaarsusega peab käima siis Riigikogus vastamas opositsioonipoliitikute küsimustele, siis me mõtlesime, et proovime, kas me suudame neid küsimusi ennustada, aga mitte siis nagu lihtsalt õhust ennustada, mitte nagu GPT üldteadmuse põhjal, vaid siis me andsime talle sisendit, et mille põhjal ta peaks proovima neid küsimusi ennustada ja sinna siis panime näiteks erinevaid sotsiaalmeedia lehti või ka blogisid, kuhu nad armastavad mingitel teemadel kirjutada, et mis need kuumad teemad on ja mis siis võiksid teemaks tulla. Et see oli selline päris huvitav katsetus. Siis igasuguseid, ma ei tea, memode kirjutamisi, ma ei tea, kokkuvõtteid, noh ilmselgelt kõikvõimalikud sellised tõlked või siis, et eesti keeles on mul mingi asi olemas, aga mul on seda väga kiiresti vaja mingi inglise keeles. Noh, sellised on väga lihtsad, mida saab teha. Samas siis meil on ka selline üks tiim, kes monitoorib meediat, et nagu mida Eesti kohta räägitakse, nii ma ei tea, selline kaitsevaldkonnas, aga ka üldisemalt. Ja siis nemad on ka selliseid päris lahedaid lahendusi ehitanudki, et nad jällegi jälgivad mingisuguseid teatud veebilehti ja kohti. Ja seal tegelikult näiteks meil just mõni kuu tagasi tekkis selline päris huvitav olukord, kus nad siis ka monitoorisid meediat, uurisid, seal oli Ukraina ja Leedu mingi teema ja siis küsisid, et noh, et kas ja mida on siis räägitud või mida räägiti ja siis tulevad need allikad, et see on põhimõtteliselt siis GPT otsing, eks ole. Ja siis, kui sa vaatad neid allikaid, siis sa järsku saad aru, et okei, need kõik allikad on mingi Vene propaganda allikad. Mis siis jällegi, et meie tiim, strateegilise kommunikatsiooni tiim, nemad ju teavad, et need on sellised kahtlased, aga võib-olla tavainimene jällegi, kui tema kasutab GPT, tema ju ei lähe otseselt jälgima, et mis need allikad nüüd täpselt on ja tema võib-olla väga tihti siis võtab asju, mida ta seal näeb, väga tõe pähe, mis on kohati väga hirmutav. Ja siis tekibki see küsimus, et kui meie meedia Eestis, nemad nagu pigem tahavad blokeerida oma sisu, nad ei taha, et need suured keelemudelid sinna kuidagi ligi pääseksid, et mis see siis nagu pikas perspektiivis meie jaoks tähendab, et see oli selline päris hirmutav hetk. Ja tol hetkel ma siis ka mõtlesin, et okei, mis me siis nüüd teeme, et me maksame selle teenuse eest ja me saame nagu sellist asja. Ja siis me ma kirjutasin nende OpenAI-sse põhimõtteliselt sellise viisaka kirja, selgitasin täpselt, mis juhtus ja ütlesin, et see ei ole päris okei. Ja noh, mõtlesin, et nüüd nad nagu nii unustavad mu ära, aga siis ma sain ka väga pika kirja nendelt vastu, kus nad siis nagu ikkagi ütlesid, et jah, et me tegelikult ei taha, et sellised asjad juhtuvad ja me kindlasti nagu vaatame seda, et sellised praktilised juhtumid, kui te jagate, et sellest on meil väga hea meel, et siis me jällegi saame sellega tegeleda, et mis oli väga tore. Ma teen ju tehisintellekti uudiseid ja just viimastel kuudel on aeg-ajalt käinud läbi neid uudisnoppeid OpenAI-lt, Anthropikult, kes on ka hästi selline läbipaistvuse ja kõige selle koha pealt ja nad ongi öelnud, et neid on kümneid sadu lehti, mis nad ongi nii-öelda ära blokeerinud enda siis keelemudelitest just nimelt sellepärast, et neid kui reportitakse, öeldakse, et need ongi propaganda, ongi just mingi konkreetse teema mõjutamiseks. Et kallutatus on see osa, mis on ju risk, mis käib kaasas keelemudelitega. Just. Et selliseid hetki ka, et jällegi selline päris huvitav õppimise hetk ja jällegi paneb väga mõtlema, et okei, mis me siis nüüd teeme ja kas me saame midagi teha. Et ja noh, samas igasuguseid mujal ka nüüd mul on ka õnnestunud näha ka teisi riigiasutusi, kes teevad, et vahel on nagu päris lahe vaadata, millega kõigega nad nagu mõtlevad sellised väga lahedaid asjad. Et minu arust seal ongi see, et kui loovalt sa suudad lihtsalt mõelda, et mõnikord mõned lihtsalt võib-olla ei suuda väga loovalt mõelda või siis nad ei oska väga hästi promptida. Nad ei saa seda asja kätte, mida neil on sealt vaja saada. Ja siis mina ka tavaliselt alati siis
ütlen, et kui mina ei saa sealt masinast seda kätte, mida ma tahan, siis ma süüdistan ennast. Et väga paljud ütlevad, loll masin, aga et mina pigem nagu ikkagi, et pusin uuesti ja ikkagi lõpuks saan siis selle asja, mida ma tahan. Kuidas sa hindad seda, kuidas riigis siis seda AI kasutuselevõttu on tehtud või et sa oled näinud bürokraati lähedalt erinevaid projekte krattide osas, et ja samamoodi sa mainisid, et Riigikantseleis te saite päris hea selle protsendi nii-öelda kätte, kes päriselt tööriistasi kasutasid, aga kas jällegi teiste riigiasutuste siseselt, kas on näha juba rohkem seda, et kasutusele on võetud sellised konkreetsemad sammud, et kuidas sina hindad, kuidas olukord on? Ma arvan, et tegelikult on täiesti nagu järjest rohkem tuleb neid asutusi, kus selle peale rohkem mõeldakse, et väga palju ka pöördutakse, öeldakse, et et ma kuulsin, et olete selliseid asju teinud, et jagage oma kogemust, et sellist sütitamist on. Samas võib-olla üks teema, mis on selline Eesti eripära, et kui Eesti siin, ma ei tea, 6-7 aastat tagasi rohkem hakkas tõsisemalt AI teema peale mõtlema, siis tegelikult ju tuli välja see, et Eestis nagu erasektor on pigem, meil on nii väikesed need firmad, et suur osa meie nagu sellistest ettevõtetest on väga pisitillukesed, et kui sa oled seal üksinda, siis sul ei olegi võib-olla väga palju aega mõelda AI peale. Tollel ajal ka sul ilmselgelt ei olnud ju ka generatiivset AI-d, et siis ju pigem oli see, et tehti päris esimene meie tehisintellekti strateegia, siis pigem jõuti selleni, et meie erasektor on nii pisike, et seal on nagu väga keeruline üldsegi midagi teha, selliseid nagu custom made või nagu oma selliseid lahendusi, et pigem avalik sektor on meil sellise hea suurusega, kus me saame asju teha, et meie tugevus võib-olla just võikski olla siis, et avalik sektor kasutab tehisintellekti nagu niimoodi süsteemselt ja rohkem. Ja ma arvan, et nagu riik on sellega ka väga palju tegelenud, ilmselgelt generatiivne AI on seda nagu lükanud kuidagi pahupidi natukene ja toonud väga palju uusi võimalusi ka. Et nagu ma enne ütlesin, et enam nagu keegi, tehakse ikka ilmselgelt selliseid kalleid ja keerulisi projekte ka, aga järjest rohkem pigem see generatiivne AI, et kuidas me seda sisse põimime, kuidas me läheneme, kas me keelame ära või me nagu lubame, kas meil on mingi poliitika, kus me raha leiame ja nii edasi, et tegelikult ikkagi avalikus sektoris ka päris palju nüüd toimetatakse ja mõeldakse selle teema peale, et ja ma arvan, et kasu toob see, kui seda teha nagu süsteemselt kuidagi ja nagu strateegiliselt, mitte et igaüks kuskil seal oma kontorilaua taga siis mõtleb, mis ma nüüd teen. Ja selline kogemuste jagamine ka, et see väga hästi aitab, et kui sa kuuled, kuidas kuskil tehakse, nad teevad niimoodi, me võiks ka proovida, et see personali abiline, et seda nüüd päris mitmed teised avaliku sektori asutused on ka hakanud mõtlema ja on veel selliseid näiteks, et sa igapäevaselt töötad mingi hullult pika dokumendiga kogu aeg ja siis ka nagu juba vahest sul jäävad need lehekülje numbrid ilmselt meelde, et kus see vastus oli, mida sul vaja oli, aga mõnikord ju ei jää ka, et siis on nagu väga tore selliseid suuri pikki keerulisi dokumente või juhiseid või regulatsioone nagu enda jaoks panna siis AI vormi ja siis ta nagu suhelda temaga kui sellise juturobotina, mitte nagu pika tekstina. Et selliseid asju on, et ma arvan, et meil tegelikult Eesti avalik sektor on nagu vägagi tubli ja võib-olla aeg-ajalt me ise oleme sellised kriitilised ja nagu kurjad ja pahurad üksteise vastu, mis on mõnikord väga selline kurb minu arust, et siis on väga tore aeg-ajalt kuskil ära käia ja siis suhelda mõne teise riigi inimesega, kes siis nagu ütlevad, et Eesti, te olete nagu meie unistuste riik, me tahame ka kõike seda, mis teil on ja siis see on selline hästi selline tore tunne, et siis jälle tuled siia tagasi ja mõtled, et tegelikult meil on ju väga hästi, et miks me kogu aeg joriseme, aga eestlastele ikka meeldib natuke joriseda ka, et ju siis meil on seda vaja. Kas sa näed, et Eesti võiks olla üks nendest riikidest, kus me ütlemegi, et valitsus, või mitte valitsus, aga avalik sektor ongi täielikult AI usku ja AI first, eks ju, inglise keeles, kus me kuidagi keskselt saaksime, nii nagu me ju oleme rääkinud TI hüppest ja sellest, et me tahame seda haridusse panna ja avalikus sektoris on neid projektikesi tehtud, eks ju, aga laialdast kasutust ju selliselt ei ole. Et kas see võiks olla ka üks selline, et see on nüüd see, millega Eesti saab sellega järgmise sammu ja olla ka teistest ees? Ja, põhimõtteliselt küll võiks ja ma arvan, et see on ka täiesti tehtav, et kui nagu väga niimoodi
võttagi see sihiks, et ja minna, et ma arvan, et see on ja väga paljud riigid tegelikult ka nagu näevad meid kui sellist nagu mingit AI riiki ja digiriiki nagunii, eks ole. Et ma arvan, et meil on nagu väga palju sellist nii-öelda krediiti või meisse nagu usutakse, kohati me ise usume endasse palju vähem, kui mõned teised riigid meisse usuvad. Et ma arvan, et see on meie potentsiaal ja samas seal viimases valges raamatus ja kratikavas või tehisintellekti tegevuskavas, seal see nagu on ka sees, ega võib-olla nagu nii, mitte nagu sellise ühe suure visioonina, vaid nagu selline, et jah, liigume vaikselt, aga noh, see on ka võib-olla jällegi, et mis võib-olla eestlastel on, et me võime teha mingeid väga ägedaid asju ära ja me nagu ei räägi nendest. Et noh, ja samas jällegi võib-olla välismaal käies, siis sa näed, et keegi, kes on mingi asja ära teinud, ta räägib sellest nii ägedalt, et see jätab nagu mingi super mulje. Ja kui sa päriselt näed seda asja, siis sa mõtled, et see ongi. Ja samas nagu eestlased teevad mingi super asja ära ja siis ütlevad, et noh, me tegime selle asja, aga me kuidagi nagu ei räägi endast nii hästi, et me ei oska ennast võib-olla ka müüa. Tahtsin just öelda, et ma tahtsin küsida su käest, mis siis see eeldus on või mida meil siis vaja on, et mitte seda, et tehnoloogia ja ressursid, vaid see, et nagu inimestele anda nagu võimalus ja päriselt öelda, et kuulge, räägime sellest ja jagame seda rohkem, eks ju. Ja PR-koolitus. Just, et meil oleks jah, et vaja seda sellist endast kuidagi nagu paremini, ma ei tea, see on meie kuidagi selline kultuuri eripäraga, et me oleme, et mis nüüd mina või sellised, aga ja noh, väga tihti ju edasi jõuavad need, kes on nagu kõvema häälega, räägivad rohkem ja kuidagi polegi väga vahet, mida ja kas nad üldse teevad, lihtsalt nad räägivad nii palju, et siis et eestlased pigem nagu me teeme, aga me väga palju ei räägi, et siis tasuks rääkida. Sest ma arvan, et sinna juurde tuleb ka see, et eks ka sinul on kogemus, et sa oledki näinud siis, mida teised riigid teevad, sul on see võrdluskoht ja siis sa seisad nagu kergemalt, enesekindlamalt selles kohas, kus sa jagad ja noh, lihtsalt võib-olla paljudel ei ole seda sissevaadet ka teistesse riikidesse. Aga kuna sa oled juba välja toonud siin Soome, UK, et võib-olla kui me peaksime võrdlema või mis samme on tehtud teistes riikides ja siin Eestis, et äkki sul on selliseid huvitavaid näiteid kohe välja tuua ka? Jah, jällegi mõni kuu tagasi mul õnnestus käia Euroopa Komisjoni juures, oli selline workshop, kus siis toodi kokku erinevaid, nad ei olnud ainult avalik sektor, seal oli küll selliseid, seal oli, mina olin üks ainukene selline nagu nii-öelda riigi esindaja või avaliku sektori esindaja, siis seal oli näiteks, ma ei tea, Euroopa Kosmoseagentuur, tuumaenergia agentuur, Müncheni Tehnikaülikool ja siis mõned veel sellised, meid väga palju ei olnud ja tulime kõik kokku ja rääkisimegi selles, et mida me siis oma asutuses oleme teinud AI vaatest ja kuidas meil need asjad on ja no seal oli ka OECD ja sellised nagu ka väga suured Euroopa Komisjoni enda mõned tiimid seal ka ja seal oli väga minu jaoks kuidagi selline väga äge hetk, kui ma siis sain aru, et okei, et see, mida ma Riigikantseleis tegin, ma tegin nagu natukene, praegu ei ole ju niimoodi, et okei, me hakkame nüüd AI-d rakendama, ma võtan selle mingi käsiraamatu ette, teen lehe lahti ja siis hakkan seda nagu rakendama niimoodi, nagu see käsiraamat mulle ütleb, et seda ei ole. Siis sa nagu ise leiutad endale mingisuguse asja, et okei, kuidas ma nüüd lähen. Ja kui ma siis Riigikantseleis alustasin, et siis ma enda jaoks lihtsalt tegin süsteemi ja need järeldused, milleni ma jõudsin, olid ka nagu sellised lihtsalt kuidagi kogemuslikud. Ja siis oli hästi põnev näha, kui ma siis olin seal samas ruumis selliste, mida täpselt seesama Müncheni Tehnikaülikool, kus siis nendel olid nagu andmeteadlased, neil oli hull tiim taga, nad tegid sama asja lihtsalt nagu suuremas organisatsioonis ja sama sellise eesmärgiga ja siis nemad nagu olid hästi teaduslikult lähenenud asjale ja siis nad olid täpselt sama asjani jõudnud, nagu mina olin enda asjadega, et mina oma kõhutunde pealt ja nemad siis oma nagu väga teaduspõhiselt ja siis see muidugi annab sulle sellist tunnet, et okei, ma tegin õiget asja ja ma saan aru, nagu, kuidas seda peaks tegema, et ja siis sa näed ka need kõik erinevad riigid, nad on üsna nagu samade kohtade peal, nagu nad kaklevad täpselt samade probleemidega, nad mõtlevad ka, et okei, et ma panen endale eesmärgi, jah, rakendame AI-d, kuidas ma seda mõõdan, kuidas ma nagu seda mõju mõõdan näiteks, et no ei ole olemas selliseid lahendusi, et mis need esimesed sammud on, mis need raamistikud on, mida ma jälgin, et mitte midagi ei ole, et selles mõttes on hästi põnev aeg, kuidas toimetada, kuidas avastada ja
noh, samamoodi näiteks Singapuriga väga palju on õnnestunud koostööd teha, et nad käisid siin meil Eestis külas, hiljem rääkisime ka nagu veebi teel veel ja noh, nendel oli seesama, et okei, et me rakendame siin generatiivset AI-d, aga kuidas me inimesi koolitame, mis me siis täpselt teeme ja siis täpselt nagu põrgatad üksteise ideede pealt ja siis nagu võtad nende idee, ilmselgelt sa paned selle enda konteksti, et selline kopeerimine innovatsioonis on väga okei, aga et sa mitte lihtsalt ei kopeeri, vaid sa nagu natuke kohandad vastavalt oma kontekstile asju. Et see on selline minu arust väga hea viis, kuidas teha uusi asju või kuidas teha asju teisiti. Samamoodi USA-ga on väga palju olnud sellist, eriti viimasel ajal koostööd. Nende puhul ka, et üks asi, millega avalikus sektoris väga palju praegu toimetatakse, on see, et mõeldakse selle peale, et okei, eriti Eesti näiteks, me oleme meeletu digiriik, meil on hästi palju andmeid, no meil on 90-ndatest saati igasuguseid andmeid. See on teine teema, mis kujul need andmed on, aga need on päris paberi peal on ka, aga suurem osa on ikka kuidagi digiteeritud. Kas nad on AI jaoks söödavad, see on teine küsimus, aga need on meil olemas. Ja kui siis nagu mõelda avalik sektor, kõik need erinevad ministeeriumid, ma ei tea, asutused, kes meil toimetavad, et kui me siis teeme mingeid uusi otsuseid või tahame midagi teistmoodi teha, et mille põhjal me seda teeme, et kõhutunde pealt ju ei peaks tegema, peakski tegema andmete peal. Meil on need andmed kuskil olemas, aga me ei suuda neid leida, sest meil on väga palju erinevaid infosüsteeme ja need infosüsteemid väga tihti ikkagi omavahel ei suhtle. Ühed asjad on ühes ministeeriumis, teised on teises. Et kuidas siis oleks selline nagu andmepõhisem riik, et ma saaksin väga kiiresti, kui mul on vaja midagi otsida. Ja Riigikantseleis siis ongi üks selline suur, mis on nagu nii-öelda custom made lahendus või ise arendame. Et kui võtame siis kõik need avaliku sektori andmed, paneme need kokku ja teeme sellise hiigelsuure custom GPT, et kui ma hakkan siis mingit teemat uurima, siis ma saan aru, et okei, et see oli, ma ei tea, 10 aastat tagasi oli teema, siis otsustati nii, sellepärast et ja nii edasi, et sellist asja me proovime ehitada ja samamoodi jällegi USA-ga rääkides siis nende home office. Nemad rääkisid ka, kuidas nendel on oma siis nii-öelda ka selline hiiglaslik custom GPT ja seal on väiksed erinevused, aga suures plaanis nad nagu olid väga sarnased, seal taustal ikkagi on RAG, aitab on ju ja nii edasi. Samamoodi GPT-4 O peal, mingid sellised paralleelid, väga põnev. Ja siis sa näedki, et väga paljud riigid maailmas teevad seda sama asja. Eesti eelis võib-olla on see, et näiteks ka UK-ga just rääkisime. UK on super ägedad, kuidas nad suudavad igasuguseid juhiseid nagu anda välja, kuidas asja peab tegema, nad kirjutavad kõik asja pulkadeks lahti. Minu jaoks hästi põnev lugemine, alati loen, mõtlen nii ilus, nii hästi räägivad. Eestlased nagu ei räägi nii hästi. Ja siis nemad ka, nendel ka nüüd just hiljuti siin, nad ei ole küll ainuke riik, aga nad ka ju väga nüüd hakkavad, kõik asjad on digi, kõik on AI first, kõik asju teevad. Ja siis nendega mõni aeg tagasi just oli ka kohtumine, umbes sama asutus nagu selline nagu peaministri toetav asutus. Ja siis nemad ütlesid ka, et nii, meil oli nüüd ülesanne, et me peame hakkama oma kõik kirjavahetus peab olema AI-ga toetatud kuidagi. Siis mina rääkisin, et mis süsteemid meil on. Me olime mingisugune 20 minutit peaaegu juba rääkinud ja siis ma järsku sain aru, et siis nemad ütlesid, et aga teil on kõik nagu see kirjavahetus ongi nagu digitaalsel kujul, paberi peal ei olegi. Ütlesin, et ei ole. Ja siis nemad ütlesid, okei, ja meil on paberi peal. Ja siis sa mõtled ka, et okei, et Eesti hüpe on nagu see digi suur, väga mahukas see andmete kogum, mida on vaja söödavaks teha ja nende probleem on nagu paberi peal ja siis minna AI-s nagu tundub suurem hüpe. Nende puhul võib olla jällegi, et kui sa teed nullist, sul ei ole mingisuguseid legacy süsteeme või nagu meil on väga palju selliseid väga vanu infosüsteeme. Et nende puhul nad saavad mingid sammud vahele jätta, et meie peame kaklema oma asjadega, et selles mõttes selline rahvusvaheline koostöö minu jaoks on olnud hästi põnev ja nagu näha, et kõik on umbes sama koha peal, kõik leiutavad jalgratast, et nagu leiutame siis koos. Et see on minu arust väga oluline. Ma ise nii resoneerub, sest et samamoodi nii-öelda akadeemilisi kursusi üles ehitades ma täiega alguses, ma ütlen alguses nagu mitte, et sonisin, aga kõhutunde pealt ehitasin midagi, nüüd pärast tagasi vaadates ma näen, et need mustrid hakkavad nagu korduma, samamoodi rääkides hetkel ka Haridus-Teadusministeeriumiga, samamoodi seda strateegiliselt mõeldes nagu seda ajatelge lahti, et mingid sammud on juba tehtud varem inimkatsetustena nii-öelda ettevõtetes ära ja et seda teadmist saab tuua ja ma ütlen, nõustun ka nii väga, et see ongi koos leiutamine, nende
numbrikolistuste jagamine ja see on selline ühtne panus sellesse, et me saaksime, jällegi siis see riigi positsioon ka, et me saaksime välismaailmas olla eesrindlikud, jagada seda teadmist ja meil on väga suur potentsiaal, ma arvan. Ja meil samamoodi on olnud avalik salvestus, on ju, meil oli siis Latitude'il, kus me rääkisime ka neid sama teemasid nii-öelda lahti oma nurga alt, aga jah, väga palju potentsiaali on. See aeg on olnud armutu, me tahaksime võtta veel ühe küsimuse juurde, sest et ma arvan, et paljudele jäi ikkagi kõrvu see, et okei, nüüd on Riigikantseleis mingid ülesanded nii-öelda tehtud, linnukesed tõmmatud, aga kuhu siis teekond edasi viib? Poliitkorrektselt, kui niimoodi läheneda sellele. Ma pean nüüd hästi kuidagi, et ma poliitikat väga ei armasta, aga äkki üks asi, mis mulle nagu hakkas Riigikantseleis külge, et kuidas nagu vastata niimoodi, et sa vastad, aga tegelikult nagu väga ei vasta. Et võib-olla praegu mul on lihtsalt see, et ma ilmselt natukene puhkan ja siis vaatan, et mis ja kus edasi. Ilmselt nagu ka vanusega tuleb see, et sa saad aru, mida sa tahad, mida sa ei taha. Ja siis ma ka võib-olla olen selline natuke jälle oma kõhutunde pealt, et vaatan, mis juhtuma hakkab ja mis pakkumised tulevad ja siis otsustan, et mis ma siis edasi. Loodetavasti oled AI-maastikul, sest nagu nii äge inspireeriv on sind kuulata ja rääkida või näha, kui entusiastlikult sa räägid nendest teemadest, et seda on nii mõnus vaadata. Ja, et ma kindlasti AI maailmast kindlasti ära ei taha minna, et see tundub mulle väga põnev, aga vaatab jah, et kas siis avalik sektor või siis erasektor või siis akadeemia pool, ei tea, vaatan. Ma arvan, meil on palju võita sellest, et sa oled siin ja oled panustamas ja eks siis aeg annab aru. Aga ma arvan, et peamegi siis kokku tõmbama. Episoodi me tahaks rääkida. Ja ma arvan, et me peame ikkagi arutama, Kerlin, läbi selle, et kas seda formaati natuke pikemaks muuta. Jah. Aga see on hea koht, kus hea kuule, anna meile tagasisidet, kuidas sulle see meeldib, kes on siin meiega. Meil on aasta täis saanud. Me oleme aasta jagu teinud iga reede episoodi, kus meil on ägedad külalised olnud ja kui sa oled meiega selle aasta olnud, siis suured tänud sulle, et sa oled seda aega võtnud ja oled AI-maailmas sees olnud ja jaga meile seda, kuidas sulle meeldivad need episoodid, võid meid sotsiaalmeediast rääkida e-empowermenti ära, võid meile otse LinkedIni kirjutada. Ja kui sa just alles sattusid meid kuulama, siis pane kindlasti see follow. Me oleme kõigis 3 suures kanalis olemas, YouTube'is, Spotify's ka videopildiga, nii et igal juhul ootame sind järgmisel reedel taas meid kuulama. Aitäh sulle, Kristel, jagamast oma lugu ja ma tõesti hoian pöidlaid, et me saaksime näha siis seda tähelendu ka, kuidas seda väärtust hakkad meile siin Eesti ökosüsteemis looma. Aitäh! Järgmise reedeni! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.